Maailmas ülgaruse hertsog on küll siin ikka tihti patseerimas käima hakanud. Aga ongi nii. Ja teile käsutas mul ju teetu. Käitub nagu oleks selle kolleeg Eiser või midagi. Tõsi ka või? Kuidas kuninganna ja kuningas seda küll lubavad? Kas ei näe või? Kuninganna on nii võlutud selle pudurloojusest ja kuningas lihtsalt ei tea, mis toimub. Oh, seda elu küll. Võta mu kott. Ja tooge mu kass. Tooge mu asjad ka tõllast. Ja kui te niisama siin aega surnuks lööte, siis palun masseerige tema kõhtu ka. Ta on nii stressis täna. Aga ärge talle enda paleepiima küll andke. See on tema karvale saast. Mis sa vaid? Sellisest mantlist võid sa vaid und näha. Ehtsast koerakarvast. Ma ei salli neid olendeid. Liiga primitiivsed. Nad kõlbavadki vaid kasukateks ja kraedeks. Mul on kodus 2 koera. Ma loodan, et sa kirpe ei toonud. Ei, mis te nüüd, ma ei saaks muidu siin palle eest töötada. Tõsi. Aga ma ei tulnud siin sinuga pläkutama. Vii mind mu poja juurde. Kahjuks sul teie poeg hõivatud. Ta viibib kuninganna ruumides. Seda enam peame teda nägema. Kuninganna kindlasti ootab mind. Mida te kohmerdate, hakkame liikuma. Ma pole su venda kaua näinud. Kus ta on? Ta on mingitel põhjustel Lõuna-Eestis, vist midagi põllumajandusega seoses. Veider jah. Tänapäeval käib kuningas juba selliseid asju koha peal ajamas. Jah, ta tahab enda rahvaga olla kontaktis, ta ei taha ees kaugeneda. Ega jah, üllas mees, ülla eesmärgiga. Mida see lausebki tähendama? Ei midagi, lihtsalt. Kas sa ei arva, et su vend käib kodanikega kohtumas, nendega suhtlemas, et ta prooviks siin oma varju jätta? Ei, ma pole selle peale mõelnud. Aga sa peaksid kallis, sa peaksid seda tingimata. Pole ju kunagi teada, millal keegi sinu silja taga midagi korraldada võib. Pole kaua aega möödas sellest, mil sul noa selga oli su enda õde ja ema. Kuhu selle jutuga tüürid? Mul ei ole mingit muud eesmärgi kui sinu hooldus kallis. Ja mida sa siis välja pakud minu hoolduse tagamiseks? No esialgu sa peaksid välja uurima, kas sa saad oma venda täielikult usaldada. Saada talle keegi kannule või pane keegi tema teenritist endale kuuletama. Võib-olla ma teen seda, võib-olla tõesti. Kuninganna, mulle meeldib hommik. Frans, kallis poeg. Ema, sa ei tohi see niimoodi sisse marssida. See ei ole mul mingi tavaline tüdruksõber. Tegu on siiski Liivi Eestimaa kuningannaga. Oi, vabandust, ma lihtsalt olen nii tulise loomuga, et ruttan ja möllutan kogu aeg. Vabandan veel kord. Saate andeks, proua Margareeta? Mis nüüd prouatad? Öelge mulle Margareeta. Preili Margareeta, ma ei ole abielus. Hästi, Margareeta. Ma olen ennast valmis sättima. Ema, miks sa nii ruttu siia tormasid? Kas midagi on juhtunud? Kas kohe peab tegi lahti olema, kui ma tahan oma poega näha? Sinu käitumise järgi nagu justkui oleks. Paku mulle teed, palun. Võta istu. On kuninganna oma ju. Jah, ta ei joonud seda ära. Ema, mulle ei meeldi see asi. Kuningas käitub imelikult justkui teaks, mis ma plaanin. Ei teada midagi. Frans. Kuninganna istub nagu väike pitsuda kõrval. Kuulab iga ta sõna. Vastu midagi ei ütle. Ma olen seda ise ka märganud. Kuninganna on teil täielik tallaalune. Oi jah, ja ta jääb ka selleks, kui meie midagi ette ei võta. Küll me juba võtame, Oi jah, kui me siin Häärberisse saame. präänikut. Tüki söö. Ikka pooleks teeme. Oi, näed, kõik on seal juba pooleks teinud. Selle kirja on saanud Rapla hertsogkonna hertsog. Soovib teie audientsi. Kas see on see 100-aastane havemik? Jah, see samune ta ongi. See põhk juba kaunistab minu kosimisest õudne. Vasta talle, et mul on väga palju tegemist. Aga tal tundub midagi pakilist olevat. Muidugi ta on midagi väga pakilist, kui noor vallaline kaunitar istub troonil. Aga äkki on riiki puudutav küsimus? Kaua sa jaurad siin? Vastale seda, mida ma ütlesin. Vabandage teie kõrgeausus. Järgmine kiri on Noh? Teie emalt.
no küll tal on ikka alles tuli takus. Juba 5. kiri sel nädalal. Tahab ta jälle luba siia tulemiseks. Tundub küll, jah. Mis ta kirjutab seal? Peegel. Tal ongi seal Venemaal igav. Ära vasta talle midagi. Kas ma pean minema ka täna kuskile? Poole tunni pärast on teil kohtumine Lüganuse hertsogiga ja tunni aja pärast istung Soome ja Rootsi saadikutega. Hästi. Sisse. Nüüd olete kaunis, iga soenguga, igas kleidis, igal võimalikul ajamomendil. Te olete nagu päike, mis valgustab minu kahvatud palet. Mu kallis, mul oleks vaja sinuga rääkida. Kas sul ei anna meie kohtumisele võtta? Ma hetke sätin ennast selle jaoks. Ei, kaunitar, ei anna. Ma tahan selle jamaga ühele poole saada, et meie kohtumisel vaid sinu ilu ilmutada. Hästi, räägime siis. Mis sul siis pakilist oli, et meie kohtumiseni ei anna oodata? Asi puudutab mu ema. Ta on nimelt õnnetu. Õnnetu seetõttu, et ta olen Härberist lahkunud ja ta peab seal päevad läbi üksi olema. Tal ei ole sõpru ega pereliikmeid, kellega rääkida, aega veeta. Ja sa tead, mis juhtub inimesega, kes pikalt ei räägi kellegagi. Võib-olla tean. No vot. Ja mu ema palus, et ma koliksin tagasi Härberisse elama. Härberisse elama siit minu ja laste juurest. Ega ka mina seda ei taha, aga ema peab austama. Maret! Maret! Teie kõrgausus. Säti hertsogi emale toad sisse. Oi, kas ta jääb täna ööseks? Ta jääb siia jaama. Mida sa passid siin? Tee nii, nagu ma ütlesin. Ja käsi teenijana teil Margareta asjad siia toimetada. Kallis, sa kujuta ette, kui rõõmsaks see mind teeb. Ma usun, et lastel on ka hea meel, et nad saavad rohkem vanemaga koos olla. Selle üle on mul ainult hea meel. Mine nüüd, ma pean ennast edasi sättima. Andke teed, tema kõrgeauline Liivi Eestimaa kuningas. Tere tulemast tagasi, teie kõrgausus. Maret, ma nägin, et Margareta Tõld oli maja ees. Jah, tõepoolest. Ühega tulid tema Härberi teenrid asjadega. Asjadega? Jah, asjadega. Ta tõi oma isiklikud esemed Härberist siia. Ta elas siis siin, kui mind ei olnud, jah? Seda ka, ta ostis nad päeva kõrvu. Ta tuli siia elama kuninganna käsul. Margareta minu paleesse? ei, see ei lähe. Miks ta peaks siia elama tulema ja oma poja Härberis üksinda elama jätma? Aga tema poeg elab ju ka siin, otse kuninganna toa kõrval. Hertsog elab siin. 2 inimest ilma minu teadmata on võetud paleesse elama. No see on küll ikka üle kätte ära läinud. Teie kõrgausus isiklikult, meil on rõõmalt teid taas näha. Oleks see rõõm vaid kahepoolne. Kuidas edeneb teil põllumajandusega Lõuna-Eestis? Kohalikud olid õnnelikud, et nendega tuleviku aspektid läbi arutasin. Nad lubasid peagi tegemistega alustada. Usun, et tulevikus tõuseb meie põllusaaduste protsent tublisti. Loodan, et me varsti meie paleeaias kartuleid ei kasvata. Frans, kas teil hertsogkonda pole vaja juhtida selle asemel, et sirringi koperdada? Käisin just kuningannaga hertsogkonna tuleviku osas koosolekul. Olengi praegu teil kirikus, et uue koguduse ehitamist arutada. Suurepärane. Ma arvan, et te hoiaksite meie kõigi aega kokku, kui te kätel veidi kiiremini käia laseksite ja suu kinni hoiaksite. Kindlasti. Oi, tere vennaraasuke. Ees on sind oodatagi. Tere õeraasukene. Miks sul teenjannaseks ukse juures ei seisa? Mulle ei meeldi, kui mingid orjad minu ukse juures seisavad. Orjad? Nad ei ole orjad. Nad töötavad siin palees, nad saavad selle eest raha, et neid uksi kinni ja lahti teha. Mulle ei meeldi neid ise katsuda, neid uksi. Tule siis siia.
ära tule siis siia, eks ole. Mis ma siis tegema peaksin? Kutsun sind õue vestlema või? jaa. Häälberist kolime üldse välja või? passi ukse taga. Sinu naljad ei saa ka aru. Ütlesid, sa ei osanud mind oodata või? jaa. Ega sa ei oskagi siin kedagi oodata või millegile muule mõelda, kui sul siuke nägus hertsog kogu aeg silme all on. kas ma tunnen armukadedust või? Armukadedust? Issand, on mul nüüd põhjus, mille üle siin armukadetseda. Ma lihtsalt tagasi tulles sain ühe ebameeldiva uudise osaliseks. Sa oled selle supinaha vahepeal paleesse elama võtnud ja et sellest veel vähe oleks, on tema ema ka siin. ta ei ole mingi supinahk. tema nimi on Franz ja ta on ka minu 2 lapse isa. ma võin siia elama võtta seda, mida mina tahan. see on siiski minu kodu. Frank. Franz. Aga kuna see otsus sind kurvastaks, siis ma mõtlesin välja vahetuskauba. ma kuulan. Meie ema on mulle väga palju kirjutanud. ka mulle väga palju ta kirjutanud. Ma ei usu, et sa neid kirju lugesid. ei lugenud. Mina lugesin. Ja need kirjad on päris südantlõhestavad. Ta palub andestust. Ta tahaks tagasi Eestisse naasta, meie juurde. Sellepärast ta siiralt kahetseb oma tegu. Ja kuna ta on juba nii palju aastaid seal Venemaal koos Kadrimaiga olnud, siis ma mõtlesin, et võiks tagasi tuua, tagasi kutsuda. ei, need 2 tahtsid minust vabaneda. Nad ei tule siia tagasi. Kallis õde, aga ka mina tahtsin sinust vabaneda. Aga näed, ma seisan praegu siin sinu toas, ajan sinuga juttu ja mis kõige peamine, me juhime koos riiki. Me kõik teeme elus vigu, see on humaanne ja ma arvan, et oleks inimlik neile andestada. Kutsume nad tagasi. ei, ma ei taha neid siia. Hästi, siis ütle oma supina Frankile, Franzile, et ta oleks homme siit paleest läinud ja las võtke oma paks emaga kaasa. oota! olgu, ma andestan neile. las nad siis tulla. Hästi. Kuule, kuidas selle sai? ostsin. Sina käid asja ostmas või? mina jah. Päris kena. Sul on vaja seda või? ei, ta niisama on siin. Niisama, sul tagasi. ei, see on minu oma, pane tagasi. Just niisama. pane tagasi. Kuule, ja mis asja, mis botaanikaaesu siin toas on? Milleks? Siseruumides. mulle meeldib draakonipuud. Draakonipuud. kuulisi käite? see kõrgausus, milline rõõm on teid taas näha. Kas tõesti? Aga kuidas siis muidu? Ma näen, et minu siinolek häirib teid. Ei tea, kus sa küll seda järeldad? Teie pilk, teie kõnepruuk, kõik need viitavad sellele. Franz, ma ütlesin seda ennem ja ma ütlen seda veel kord. Ma soovitan teil rohkem aega kulutada hertsokkonna juhtimisele ja vähem aega minu käitumise analüüsimisele. Kas te põlgate mind seetõttu, et teile ei meeldi, et ma teie õega ühist tulevikku proovin ajada? Ühist tulevikku. Ei tea, millal on nähtud, et lihtlabasest armukesest saab ühine tulevik. Vaevalt mu õde tahab ennast sinusugusega siduda. Ma kahtlen siiralt, et ta tahab. Nimelt, selle lihtlabase armukesega on ta saanud 2 tütart. See lihtlabane armuke elab kuninglikus palees oma emaga. See lihtlabane on hertsogiks määratud. Ja ta pärineb aadliku soost, kus siis eelmine hertsog pärines tühisest taluperest. Kuidas palun? Kes on täpselt selline oled, et sa ennast minuga võrdlema tuled? Minu ema oli Liivimaa endine kuninganna. See tähendab, et ma ei pärine lihtlabasest taluperest. Kas te tõesti loodate ennast sellega? Teie ema on pärit ju Napaveskist, tavalisest talust. Peale selle on ta lihtlabane riigireetur ja on pagendusse saadetud.
kes sa enda arust selline oled, et sa Liivimaa endisest kuningannast sääraseid asju räägid? Talitse oma keelt. ma näen, et minu sõnad läksid teile hinge. Vaimond ootab mind. Pean minema. kas kitikesel on kõhuvalud juba üle läinud? jah, proua. ma nii kardan, et see kodu vahetamine tekitab talle stressi. Muideks ma ei ole proua, ma olen Preili. ma ei ole abielus. ma ei tea, mida ta kõike peab läbi elama. aga õnneks on siin rohkesti teenjannasid, kes tema järgi vaatavad. Samal ajal, kui emme oma tegemistega hõivatud on. mis asja sa laamendad? Enda asjadega mängid või? Vabandust, mul kogemata. Tead, mul ka kogemata käsi vääratab ja sul on silm paistes. Kohe näha, kui vajalik minu tulek siia Häärberisse oli. Teenjannad on parajad pudulojused. Teid tuleb korralikult tööle õpetada. Ja mis sa passid? Ava uks põrgu päralt. oi, printsessid. Vanaema, kas sa nüüd meie juurde elama? Ja nüüd ma olen kogu aeg teiega. Aga vanaema, kas sa tuled ka täna õhtul õhtusöögile? Millisele õhtusöögile? proua, täna õhtul kell 8 on pidulik õhtusöök kroonisaalis. Minu pärast on see pidustus. Ega see polegi teie jaoks. Saabuvad hästi külalised. Ah nii. No mis siis ikka? Pange mind tulijaks. Te oletegi juba tulija. Kuninganna käsk on teie kohal olnud. Kas oli veel midagi? Ei, teie lood. Mine. Kes ta on selline ülbe? Kuninganna kauaaegne sõber ja teine paleeteenrite juht Maret. No sealt siis ülbe hoiak. Vaatame, kaua ta nii ülbe kavatseb olla. Vau, kui ilus kaelage. Ma pean selle endale saama. Ja need kõrvarõngad on nii kaunid. Mis asja sa laamendad? Käsi pole otsas või? Printsessi kleidi peale niimoodi. Jah, see küll läheb sinna. Ei. Toole tõstetakse. Mõelge, mis saab põrandalaudadest, kui me neid kõiki neid toole siin vedama hakkame. Kas arrogantne vanaproua tulebki siia elama või? Kes asi? Hertsogi ema, ma mõtlen. Mari! Sa ei tohi aadlike suhtes sellist kõnepruuki kasutada. Ta pole siin või kuule ju. Asi on lugupidamises. See ei maksa niiviisi rääkida. Vabandust. Kas ta jääb siia elama või? Jah, tõepoolest. Õudus küll. See oli tõesti kuninganna enda soov või? Jaa, see oli kuninganna enda käest. Aga meie ei tohi neid arutada või veel enam kahtluse alla seada. Kas ei seagi midagi kahtluse alla lihtsalt? Lihtsalt asi on selles, et kui ta siia elama jääb, siis ta keerab kõik siin pea peale ju. Tõesti, sul on selles õigus. Andku jumal meile kannatust. Maret, tõlt saabus. Tehke nüüd kiiresti. Külalised saabusid ja kohe-kohe alustame. Kas sa kuningannale ja kuningale teatasid? Kuningas ütles, et saabub kohe alla. Kuninganna aga ei andnud vastust ja käskis mul ruumist lahkuda. Oh, issand, anna meile kannatust. Lähme kohe tervitama nüüd.
Franz, kelle jaoks õhtusöök siin täna korraldatud on? ema, ma olen proovinud seda välja selgitada, aga mul ei ole seda õnnestunud. Huvitav, kus kuningas on käskinud kõigil sellest vaikida? Isegi kuningannal? Kuningannale ei meeldi sellel teemal rääkida. Ta on viimastel päevadel kuidagi tujust ära. Ma arvan, et talle ei meeldi midagi. Äkki need ongi need külalised? Ei tea. Oh, pojake. Üks päev istud sina sellel troonil. Kõik näevad, milline üks tõeline imperaator välja näeb. Ema, mitte nii kõvasti, kõik kuulevad. Need hädavarased, nad ei ütle midagi välja. Nad on sellise vande andnud. Ja kui nad seda murravad, siis võetakse neil pead maha. Ema aitab. Andke teed, tema kõrgeauline Liivi Eestimaa kuningas ja kuninganna ja tema kõrgeaulised printsessid. Eesti Liivimaa peaministrina kuulutan tänase minitseremoonia ja õhtusöögi avatuks. Loen ette kuninga poolt tehtud seadused, mida on kinnitanud kuninganna oma pitsatiga. Mina, Liivimaa kuningas Martin Hendrik von Handan, kuulutan käesoleva lepinguga 2 asumisele saadetud dünastia vereliiget süütuteks inimesteks riigi ja jumala palge all. Aastate eest toime pandud kuritegude eest olete kandnud õiglast karistust pagenduses Venemaal. Viibisite seal eemal troonist, tavapärasest staatusest ja perekonnast. Riigivalitsejana võtan teid tagasi me pühasse riiki elama. Vabastan teid teie süütegudest ning annan teile seadusega kuuluvad staatused. Seda kõike vaid juhul, kui vannute trooni ja jumala palge all truudust meie riigile igaveseks. Vannun oma 3 lapse, oma keha ja hinge nimel. Olen kuningale ja kuningannale truu igavesti. Vannun oma keha ja hinge nimel. Ma ei reeda meie püha dünastiat enam ealeski. Olen truu neile igavesti ja täiesti hingest. Liivi Eestimaa valitsejana annan teile tagasi teile seadusega kuuluvad staatused. Kadri Mai saab tagasi printsessi staatuse. Eesti Liivimaa kuninga ja kuninganna ema, endine Liivimaa kuninganna, saab Eesti püha riigi ehk püha ema staatuse. Olete ametlikult kuninga ja kuninganna ema. Seda kõike kinnitavad kuninga ja kuninganna pitsatid. Jumal õnnistagu meie kuningat ja kuningannat. Aamen. 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 Teie tänulikud alamad kummardavad teie ees igavesti. Olge te kiidetud. Hakkame õhtusöögiga pihta. Me ei olegi vist tutvunud. Olen Hildegard von Handan. Teid ei pea tutvustama, kõik teame teid. Tõesti?
muidugi, te olete kadunud kuningaga isiklikult ja eks me kõik mäleta teid Napa veskiaegadest. Kuidas nii? Te olite ju veel noor tütarlaps, kuidas te seda mäletate? See ei olnud nii kaua aega tagasi, et me seda ei mäletaks. Iga inimene, kes siin elab, mäletab seda aega, nagu see oleks olnud eile. Te olite nii rahul seal isakese juures veskis. Teile meeldis linnulaul ja niitudel mängimine. Teie isake kiitis teid külarahvale nii väga. Ema, aitab. Palun vabandust. Kui ma hakkan rääkima, siis ma ei suuda üldse pidama. Nii kahju, et te pidite sinna Liivimaale minema. Võõrasse keskkonda. Abielluma selle kuningaga. Ma ei tea, mida te pidite tundma oma meest ja poega maha jättes. Kerget mulda sassile. Vaesekene suri mullu vähki. Ema, lõpeta. Aga tõesti, teist on väga kahju. Ma ei tea, mida olete pidanud tundma. Isa surm, mehe surm, venna surm. Ema, aitab. Eluarmastuse surm, pagendus Venemaal ja... Margaret aitab. Vabandust, kuningas, ma... Lõpetage. Minge siit ruumist välja. Sööte enda toas. Minge! Teie kõrgausus, ehk sooviksite näitaksin teile hertsogkonna ümbrust. Olete kaua eemal olnud ja siin on palju muutunud selle ajaga. Meelsasti, Manivald. Ehk homme hommikul siis? Nõus, tulen teiega meeleldi. Vabandage, hertsogkond kuulub siiski mulle. Ma võin teile selle ümbrust ise näidata. Me kõik teame, et see hertsogkond kuulub teile. Te ei pea seda meile meelde tuletama. Peaminister pakkus selle idee välja, seega läheb ka tema. Ei ole vaja teil kogu aeg iga pool ringid tuulata. Aitab sellest, et ma teid iga nurga peal siin palees näen. Istute kabinetis ja juhite. Teete tööd. Härra, kas printsess ja kõrgausus jäävad siia elama? Jah, nad jäävad siia paleesse elama. Nii näevad ka kombed ette. Vanema, miks me peame seda lugema? Kas sa veel küsid? Selliseid raamatuid peate te veel 10 lugema, et saada headeks kuningannadeks. Juba printsessidena peate te olema targad, haritud ja kombekad. Aga ma olen juba piisavalt tark, et teada, kes poeb ja kes mitte. No see on väga hea boonus. Eks printsidele ja printsessidele ja isegi kuningatele ja kuningannadele üritatakse kogu aeg pugeda. Aga miks see nii on? Mis asi? No, miks nad poevad? Miks kõik tahavad head elu? Seda otsides muutuvad nad sellisteks parasiitideks. Ning varem ja hiljem nad tapetakse või saadetakse minema. Nagu koeri. Ma vihkan neid koeri. Kas vanema Hildegard oli ka pugeja, et ta Venemaale saadeti? Kas ta oli siis? Vanema räägi. Teie vanaema Hildegard on lihtsalt halb inimene. Ta tegi teie emale ja isale liiga. See minu arust on see halb, et ta siia tagasi lasti. Ta võib ka teile liiga teha, olge ettevaatlikud. Sisse. Mis sa tahad? Asi on pakiline. Mis sinu nimi oli? Te olete kõik nii tuimad, sama näoga ma ei tee teie vahet. No nimi on Mari. Jah. Mine vii printsessid enda tubadesse ja tee oma soeng ka korda, palun. Nii. Ma tõin teile pitsati. Mis pitsati? Mille te käskisite tuua peaministri jaoks. Miks minna ei tulnud? Minna ei saanud tulla. Ta saatis mind teie juurde. No jah.
kes teie olete? Mu nimi on Malle. Ma tulin teile truudust tõotama. Mulle truudust tõotama? Miks? Ma ei taha kuninga alluvuses enam töötada. Ta on vastik ja kahepalgeline inimene. Ma ei salli teda üldse. Miks te teda ei salli? Ta on mulle minevikus palju halba teinud. Aga ma ei taha sellest täpsemalt rääkida. Jah. Ütle mulle, kui kaugele oled sina valmis oma kättemaksuhäga minema? Lõpuni välja. Sobib. Siin on siis sulle su esimene tööülesanne. Ja muideks, kui sa oled kellegi poolt saadetud, siis ma saan selle teada ning sa kaotad oma pea. Vii see kõrgausus Hildegardi magamisruumidesse, kuskile lahti pakkimata asjade hulka. Võid minna. Näen, et kirikuajas on veidi muudatusi tehtud. Hertsog on viimase ajal siin tegutsema hakanud. Varsti plaanib kiriku täielikku renoveerimist ja uut kogukonna maja ehitada. Mis mees see hertsog küll on? Kust ta pärit on? Franz on endiste aldrike poeg. Isa oli tal kõrgelt haritud mees, kuid suri aastaid tagasi. Sestap peale elab koos ema Margaretiga. Hiljuti kohtusid Franz ja kuninganna. Neil tekkis kohe omavahel selline side. Nüüd neil on lapsed, sündisid väikeste vahedega. Kuninganna määras ta lüganuse hertsogkonna hertsogiks. Ja niiviisi me nüüd siin elamegi. Aga see hertsogi ema Margareta. Miks ta palees elab? Miks ta oma Härberis ei ela? Kuninganna soov. Kindlasti on siingi hertsogi käsi mängus. Nii. Mul on selline tunne, et nad sepitsevad mingit salaplaani minu tütre selja taga. Ma tunnetan hirmu. Kuningas ja mina oleme sama meelt, aga me oleme jõuetud. Kuninganna usaldab hertsogi täielikult. Oleme lihtsalt valvsad. Tead ma anivalt, kui õnnelik ma olin, kui kuningas mulle kirjutas. Ma olin aastaid tahtnud tagasi tulla. Ma kahetsesin oma tegu. Väga kahetsesin. Aga mis mul muud ikka teha oli? Tahtsin oma tütrele ja pojale ju parimat. Mäletan seda päeva, kui kuningas mulle kirjutas. Öeldes, et oli mind kirjutanud naiseks sellele kirjutanud naiseks. Mida mul muud teha oli? Pidin elama minema Liivimaale. Pidin maha jätma oma kaasa, sassi, samamoodi lapse, kelle olemusolust ta midagi ei teadnud. See oli nii valus. Nüüd siin terve tee Liivimaale minnes, samamoodi kuid edasi. Minu laps ei isa hoolda. Tal ei olnud ei isa ega ema, mitte kedagi. Minu vaene Martin. Kas Liivimaa kuningas teadis Martinist? Jaa, muidugi teadis. Tema soov oligi jätta ta Eestimaale. Tema ei tahtnud endale lapsega mõrsinud. Ta tahtis, et ma kasvataksin üles tema troonipärija. Ja kui ma kuulsin oma pojast, sain teada, kes ta on. Ma tahtsin tema käsi silitada, teda kallistada, tahtsin ta olla väärikas ema. Aga pidin oma tunded kõrvale jätma. Sellepärast otsustasingi, et Anne-Mari ja Martin tuleks sundida abielluma. Muud valikut ei olnud. Oleksin ju rääkinud neile, et nad on vend ja õde. See pagenduselu Venemaal oli jube. Süda nii valutas. Nüüd on kõik läbi. Olete tagasi ja täieõiguslik see, kes enne olite. Unustage kõik negatiivne ja nautige elu.
jah, tõesti. Aitäh, Manivald, et seisid minu tütre ja poja kõrval. Kaitsesid neid hästi. Täidan ainult oma kohust. Hästi, las see jääb siia. Sisse. Tead sul siia asja? Õde, ma tulin sind tänama sinu lahkuse eest, et me temaga tagasi kutsusid. Sina ei ole minu õde. Sellest päevast peale, kui sa tahtsid mõrvata mind ja mõrvasid ka mu isa, sellest päevast peale oled sina tavaline lihtinimene. Ja pealegi, ära täna mind. Mine suudlema poolvenna saapaid. Vabandust, teie kõrgeausus. Aga ilma teie nõusolekuta poleks me emaga tagasi tulnud. Ma olin lihtsalt sunnitud selleks. Nüüd aga lahku mu toast. Õde, millal on sinust selline inimene saanud? Sa oled vaikne, endasse tõmbunud ja kuri. Mis on juhtunud? Ma ütlesin sulle. Sina ei ole minu õde. Ja nüüd aga lahkusid toast. Aga Anne-Mari... Vait! Kellega siin enda juures praegu vaidled? Minu poole pöördudes kasutad sa ainult väljendit teie kõrgeausus või sa lähed tagasi Venemaale. Kas sa sai mu öeldust aru? Nüüd aga, Kadrimai, lahkusid toast. Ja ära tule ennem tagasi, kui ma sind ei kutsu. Mis sa juhtanud? Ema siinolekut suudan ma veel taluda. Aga selle elaja pilku ma ei kannata. Äkki ta tahab head? Tema tahab head. Ta mõrvas mu isa. Tahtis ka mind tappa. Tõesti arvad, et sellist inimesest saab hea või? No kaja ta siis minema. Me ei saa. Meil on kuniga kokkulepe. Mina luban neil siin olla. Tema lubab vastutasuks sinul ja sinu emal siin olla. Nii et sellepärast olid sa nii leplik nende siinolekuga. No, ma usun, et sa saad ikka midagi teha. Mis mõttes? No, näita oma võimu. Sunni teda enda ees põlvitama ja sulle truu olema. Ma võin see teha, aga ma ei saa olla kindel tema truuduses. Ma arvan, et saad, kui paned ta millegi mõjuva vahel valima. Ma arvan, et saad siis oma eesmärgi täita. Räägi lähemalt. Näita näiteks kuningale neid kirju, mida printsess Liivimaa kindralile saatis. Ja siis, kui ta Napa veskesse tuli, et sinust vabaneda. Mis kirjast sa räägid? Selles kirjas kirjutab printsess enda plaanidest trooni ülevõtmiseks. Ning siin on selgelt öeldud. Sinu hooleks jätan Eestimaa Liivimaa alla vallutamise. Kui sa suudad kindralina seda teha, määran su hiljem selle impeeriumi peaministriks. Anna mulle vägede saabumisest kohe teada. Kõrvaldan siis enda ema sohipoja. Ta võib meie plaani takistada. Siin kirjas on kõik Kadrimai minevikust olnud kavatsused. Ta taadis mõrvada hertsogi. Ta teadis, mis on kõige olulisem. Ta teadis juba enne sind, et tegu on ema sohipojaga. See lisab talle veel rohkem returlikku varju. Kuningas näiteks ei ole sellest teadlik, mistõttu võib ta tagasi pagendusse minna või veel hullem hukata, sest et ta on teinud palju muid kuritegusid. Frants, sa oled kullatükk. Ma kiidan sind. Kallis, sinu heaolu nimel oleme kõigeks valmis. Hästi. Kuningal oli tore, et te jälle tagasi olete. Sul ei tarvitse enam mind kuningannaks kutsuda. Ma olen nüüd lihtsalt teie kõrgeausus.
Pepe, siia tulek on selle koha nagu taas endiseks, taas tervikuks muutnud. Aitäh meelde raadioga sõnade eest. Mul on ka hea meel olla oma tütre ja poja kõrval, samuti ka lastelaste kõrval. Aga eile mulle justkui tundus, et minu siinolek ei ole kõigil aktsepteeritav. Te peate vist siin mõnes Margareetat. Ärge pange tähele. Ta käitubki kõigiga nii. Ja kui aus olla, siis tema siinolek ärritab kõiki. Käitub siin nagu oleks selle ballee kuninganna, käsutab kõiki. Aga miks teda siis välja ei visata? Ta on kuninganna soositav ema. See on kuninganna enda palve, et ta siin on. Kuninganna sõnumit ei meeldi. Aga temal ei ole selles osas väga sõnaõigust. Nii on lood. Mis kiri see selline on? See on äkki teie kiri. Manivald. Teie kõrgaus, kas kõik on korras? Ma pean kuningaga rääkima. Oli teie kõrgausus. Olin just teie poole teel, et teile ühest pakilisest asjast rääkida. No siis mõtlesime üksteisele samal ajal. Ka mina tulin teie juurde. Mäletan, et teile meeldis Liivimaa kuningannana olles orhideed. Mäletan isegi, et teil oli idee teha talvaed orhideede jaoks. Ja seepärast otsustasin teile kinkida selle üliharuldase taime. Selle tõi Rootsi saadik minule. Jah, kuulata mul väga tore, jah. Ma näen, et sa oled tuppa ka juba neid toonud. Jah, paar tükki ikka. Kusjuures kuningannal on ka viimasel ajal tundnud mingi taime hullust peale. Ilmselt see ongi tänu teile. Vist küll. Aga sul tegi fakti vist rääkida. Jah. Leidsin selle kirja enda asjade hulgast. Ilmselt oli see sinna pandud enne minu Venemaalt naasmist. Ja ma ei olnud seda lihtsalt mõrganud. Kus see siis minusse puutub? Selle kirja on kirjutanud härra peaminister ise. Selles kirjas soovitab ta mul jääda Venemaale. Ütleb, et minu naasmine põhjustaks palju pahameelt rahva seas, samuti ka palees. Ning samuti ta kirjutab, et minu siinolek ei ole teile aktsepteeritav. Manivald, mis asja? Miks siuke kiri? Härra, ma tõesti ei tea, millest te räägite. Mina pole seda kirjutanud. Siin all seisab sinu pitsart ja sinu allkiri. See ju tähendab, et see on sinu kiri. Kuningas, ma vannun, ma ei tea sellest mitte midagi. Me ju näeme seda kirja. Me näeme seda kõik siin. Me näeme seda siin. Kas seda ei ole mina kirjutanud ausalt? Ma vannun. Kuidas see kiri siis sündida sai? Ma ei oska öelda. Mine siit ruumist välja. Poeg, on see tõsi, mis seal kirjas kirjutatakse? Et minu siinolek ei ole aktsepteeritav? Emakene, kus sa saad nii mõelda? See ei oleks ju siin palees praegu. Jumal tänatud, mõtlesin juba kõige halvimat. Ma ei saa aru, miks Manivaldile midagi sellist, miks ta siukse asju kirjutab? Aga võib-olla see ei olegi tema kirjutatud. Võib-olla see on kirjutatud hoopis Hertsogi ja Margareeta käsul. Tõsi, nad ei salli sind, aga ma ei usu, et Manivald ei lähe siukeste asjadega kaasa. Ta on truud asjadele. No aga see on ju tema kirjutatud, tema pitsat on seal all. Siin on midagi mäda, midagi on valesti. Peame seda asja uurima enne, kui mingi otsuse langetame. Ma luban sellega tegeleda. Ma küll tulin siia, et sinuga teed juua, aga teeme seda siis homme hommikul. Ma näen, et sa sätid ennast tuppa sisse. Kas paleetuba on sulle sobilik? Jaa, kõik on korras, aitäh. Hästi. Kui teine ennast juurde on vaja, siis pöördu Mareti poole. Kas sa kittile süüa ikka andsid? Mõtlesin täna päeva. Teie kõrgausus, kas te olete juba minu kitiga tutvunud? Ta on nii uudishimulikult. Talle väga meeldivad uued tutvused. Vabandust, kellest te räägite? Oma tütrekesest muidugi, kellest siis veel? Mis tütrekesest? Ma ei saa aru, kellest te kõnelete.
nii, see Tuustik ongi siis tütrekene, kellest te mulle rääkisite. Kitile ei meeldi, kui teda Tuustikuks kutsutakse, see on väga ebaviisakas. Vabandage mind, kuidas oleks Coachiga? Räägi lihtsalt, Kitty. Ilmselt ma teda mitte kunagi kõnetama ei hakka. Mulle ei meeldi suhelda kassidega, kui mul on palee täis inimesi. See viitaks, et ma olen natukene suve peast. Vabandage mind nüüd, ma olen väsinud. Ma näen, et te olete saanud kirja. Et see kiri on teid veidi kurjaks ajanud. Kas Venemaa mõis saatis rendiarve? Kuidas, palun? Noh, te olite ju pagenduses Venemaal. Mõtlesin, et mõis tahab nüüd rendiraha. Teie lapsikus on osa jube. Tulevikus hoidke oma sõnad enda peale. Vabandust. Ma lihtsalt ei salli neid inimesi, kes meie dünastiat reetnud on. Sellepärast mul sellised sõnad huultelt üle hüppavadki. Püüan ennast tagasi hoida. Aga teate, tuleb päev, mil me enam ei hoia. Sisse. Manivald, sa kutsusid mind? Jah, aitäh, et nii kiiresti tulla said. Maret, räägi mulle, kas oled näinud viimastel päevadel kedagi kuningaema magamistubade juures ruusimas, kes see tegelikult ei peaks olema? Ei ole näinud küll. Manivald, kas midagi on juhtunud? Sa näid nii kurb. Keegi on saatnud minu nimel kuningaemale kirja, nagu ma ei tahaks, et ta siia tuleks. Oot, see ei ole küll võimalik. Selleks peab sinu pitsati võtma ja sellega kirjale... Järelikult keegi on käinud siin minu ruumis ja minu pitsatit kasutanud. Kas see on sul alles? Ma hoian seda siin karbis. Aga seda enam ei ole siin. Ei olegi. Kuidas see saab võimalik olla? Maret, kas sa palun uuriksid välja, kes selle pitsati siit on võtnud? Ma teen seda kindlasti. See on vaja välja uurida. Kas see on kõik? Jah. Maret, aitäh sulle. Alati. Võib minna. Mis sul ometigi pähe on korranud? Tuli tahtmine sind näha. See kargas pähe. Jäta loba. Mu ema on ootab mind, lase mind välja. Sa saad välja. Aga enne annad sa mulle pitsati. Mis pitsatist sa jaurad? Sa tead väga hästi. Anna see pitsat siia ja kohe. Teed sa lolliks läinud. Mis asja sa sogad? Tagasta härra peaministri pitsat. Kohe! Mul ei ole seda. Me teeme mõlemad väga hästi, et see on sinu käes. Sul on praegu viimane võimalus see mulle tagasi anda. Või muidu ma kutsun valve. Ja sa lendad kartsa. Mul ei ole mitte mingisugust pitsatit. Lase mind välja. Sina see ongi siis. Anna see mulle. Veel üks selline sahkerlis. See lendad siit. Said aru? Sina jagas.